Selle harjutuse jaoks on sul vaja siis mingisugust pinki, olgu see siis selline tavaline treeningpink, võib-olla mingisugune madalam stepipink alguses, mis iganes, ja paned selle kuskile äärde, kus sa saad ka kinni hoida toeks, näiteks siin redel seina ääres on väga hea, ja nüüd astudki selle, hoiad vajadusel kinni, astud selle pingi peale, üritad võimalusel peamiselt esimese jalaga töötada, aga alguses võid muidugi tagumise jalaga ka abistada. Ja nüüd astudki siia ülesse, hops, võid siia isegi korra toetada, võid õhku jääda ja siis tuled vaikselt alla tagasi. Üritad mitte alla kukkuda täitsa, vaid natukene töötada vastu selle alla liikumisele. Ja nüüd teed ühe jalaga ära, teed teisega ja nüüd, kui liiga lihtsaks hakkab muutuma, siis on 2 võimalust põhimõtteliselt selle raskemaks tegemiseks, isegi 3. Ja üks variant on lihtsalt natukene kõrgemat pinki kasutada, kui sa alguses alustasid stepi pingi pealt, siis võib-olla esialgu lihtsalt liiguks natukene kõrgema pingi peale, kui mobiilsus seda lubab ja siis liigudki, võib-olla kuskilt maalt tuleb sein ette. Ja teine asi on see, et sa võid ka selle sama kõrguse peal teha, aga lihtsalt järjest vähem kätega aidata, ehk siis alguses võib-olla tõmbad ennast kätega ülesse, lõpuks võib-olla ainult toetad siit natukene. Ja siis ütleme, kui see on ka lihtne, kõrgus on juba enam-vähem sihuke suht kõrge, siis sa saad muidugi ka võtta mingisuguse lisaraskuse juurde. Ehk siis hoiadki näiteks ühe käega seinast jälle kinni, teises käes antel ja tõused siia ülesse. Ja nüüd jälle, kui see antel jääb kergeks, siis võtad lihtsalt järjest raskemaid antleid ja teedki seda sellega järjest raskemaks, siis kui sina tugevamaks saad. Aga alguses alustad nii, kuidas saad, valid sihukese pingi, millega mugav on ja rahulikult teed ja on kõik väga hästi. Edu!